Nüüd vaatame, kuidas VoiceThread keskkonnas luua heliga esitlust. Kõigepealt valime esilehelt nupu Create. Järgmisel lehel on meil võimalus üles laadida enda fail kõigepealt. Valin Upload. Faili lisamiseks on palju erinevaid võimalusi. Üks võimalus on lisada fail arvutist või valida mingilt veebilehelt veebiaadressiga, lisada mõnelt teiselt meediaallikalt või lindistada see veebikaameraga. Mina valin praegu üleslaadimise arvutist. Valin My Computer ning otsin üles esitluse, mida ma soovin helindada. Nii, vaatame, kus see esitlus on. Nii, siin see esitlus ongi. Valime ning nüüd läheb natukene aega, enne kui see esitlus siia üles jõuab. Mõnikord see võib võtta paar minutit. Ootame veidi. Esitlus ongi nüüd üles laetud ning enne seda, kui ma hakkan helikommentaari lisama, saan ma üle vaadata, kas mu slaidid on kõik õiges järjekorras. Kui ma soovin järjekorda muuta, siis ma lihtsalt lähen slaidi peale ning lohistan ta endale sobivasse kohta. Kui ma soovin mõnda slaidi ära kustutada, siis ma lähen ka slaidi peale, märgin ta ära ning slaid ilmub siia vasakule poole väikse kastikese sisse. Siin all on väike prügikast, klõpsan ta peale ning kinnitan enda soovi see slaid kustutada. Nii, enne kui ma hakkan lindistama, pean ma ka jälgima seda, et see märgistatud slaid oleks mul esimene. Praegusel hetkel on mul see slaid siin viimane ning ma ei soovi alustada lindistamist viimaselt slaidilt. Klõpsan esimese slaidi peale ning valin teise etapi Comment. Keskkond küsib mu käest nüüd praegu, kas ma sooviksin siia üles laadida enda pilti, nii et siin kõrvalt oleks võimalik seda pilti jälgida. Mina seda praegu ei soovi teha ning teen seda hiljem. Nii, liigun nüüd esimese slaidi peale tagasi ning siin all on kommenteerimise nupp. Vajutan Comment. Kommenteerida on võimalik kahte moodi. On võimalik kommentaari sisse trükkida ning siis ilmub see kommentaar vasakul pool ettekandja pildi kõrval nähtavale. Kui ma valin valiku Record, siis ma lindistan need kommentaarid heliga ning neid on võimalik kuulata. Nii, valingi Record ja kinnitan nüüd, et soovin käivitada Flash Playerit. Luban selle käivitada. Ja siin all ongi juba näha, et hakkas salvestamine pihta. See punane joon näitab, kuidas mul see salvestamine edeneb ning kui ma soovin peatada salvestust, siis vajutan nuppu Stop Recording. Süsteem mängib mulle salvestatud osa ette ning ma võin nüüd otsustada, kas salvestada see osa, kustutada, vajutades nuppu Cancel või salvestada siia veel midagi juurde. Mina otsustan praegu, et see salvestus oli piisavalt hea ning valin Save. Nii, ja liigun siit noolest järgmise slaidi peale. Järgmise slaidi peal jälle valin Record ning toimin nii nagu eelmise slaidigagi. Kui ma nüüd olen jõudnud salvestusega kõige lõppu, kui mul kõikidele slaididele
on heli lisatud. Nii, siin päris lõpus. Siis ma saan seda salvestust nüüd hakata siin keskkonnas jagama. Valin share. Nii. Jagada saan ma kas siin nüüd lingi kaudu või siis enda kontaktide kaudu, kes mul siin VoiceThreadi keskkonnas on. Aga enne, kui ma seda salvestust hakkan jagama, ma siiski lisaksin salvestusele ka pealkirja ja kirjelduse. Klõpsen siin vasakul pool üleval sõnale add a title and description. Nii, panen talle pealkirjaks e-twinning. Nii, ja kirjeldus on siis projektitöö. Nii, ja ka märksõna. Märksõnaks sobib siin väga hästi e-twinning. Nii, ja vajutan save. Nii, ja kui ma nüüd soovin seda jagada, siis valin get a link ja saan selle lingi kopeerida ning saata oma tuttavatele. Nii, selle kasti ma praegu panen kinni. Kõik minu tehtud lindistused salvestuvad leheküljele My Voice. Kui ma nüüd sellele lehele lähen, siis siit tuleb kohe nähtavale, et mul on siin olemas üks esitlus e-twinning igapäevases koolitöös ja need ülejäänud esitlused siin kõrval, need on juhendid, kuidas VoiceThreadiga hakkama saada erinevate vahenditega.